seda nüüd. Jah, ma võin telefoni ära, nii see on nüüd siin. Mida ei ole, mis tead sinna autosse selle nüüd? Hästi. Need pildid nii kaua, kui me siin seadistame. Ei, seda pealkirja ei ole. Ei, ära pealkirja ei ole. Seda kannab ja pealkirja ei ole. Aga siis pärast tulete siia, vaat sina. No see oli väga hubane raamatukogu. Esinejad on seal. Numtšik. Sa võid siia poole istuda siis. Ma istun sinna poole või? Jah, istu sinna Reeda kõrval. Selle tooli peale on nüüd istunud väga auväärika poeedi. Marti juurest Kivirähuni ja Mihkel Rauast Trein Rauani. Hargla. Ainult staarid on käinud. Ja siis on, kuna kõik väsisid ära mu sellest šovinismist, kirjandusšovinismist, siis see aasta ma otsustasin, et me toon neile ainult naiskirjanikud. Alustasime siis Doris Karevast. Eelmine kuu oli siis Kelly Türk ja nüüd oled sina. See lõpetab meil tegelikult sellise luuleosa, et aprillist lähme roosa peale. Ma vaatasin, et sa oled siuke hea üleminek, et sul on natuke luulet ka ja tegelikult kui raud olla, siis Kristiina Ähin ei tule lihtsalt. Ta kardab mind. Ta kardab mind. Oma muusika pärast rääkida. Miks ta kardab mind? Nii. Me saame seda, sa saad seda kohvi veel rahulikult juua, sest ma tean, et Lokka raamatukogu on alati nii tubli, tore ja vahva, et meil on ette valmistatud selline kultuuriprogramm. Et see tähendab seda, et sa saad nüüd karma mõistet teada eelmine, et karma mõiste on nagu guugeldad nüüd. Et siis nagu põhimõtteliselt, et karma on siis see, et mida kirjutad, seda loetakse ette. Lümanda. Et nüüd kohe tuleb see siis karma, kirjanduskarma. Nii et ma saan aru, et Lokka raamatukogu on valmis seda esitama. Kalju, palun. Ai, ma võin ka iga kell minna. Muideks Kelly Türk oli täiesti vaimustunud härra lugemisest ja ütles, et ta järgmised korrad lihtsalt palkab härra. Et kirjandusüritustele esinema. Ja siis tõuskevad ülesse ka. No tõuseme siis, kui... Kas kõik püsti? Kõik püsti. Oi, sa issand. Siin on meil kõva dirigent, nii et hoidke alt. Te võite lugeda, ma võin nüüd see ära. hakkame pihta. Kord lapsepõlves üritasin tappa oma isa, kuid mulle polnud antud selleks vajalikku meelt ja alles aastaid hiljem sain ma lõpuks aru, et tegelikult tappis tema mind. Jah, kui nüüd järele mõelda, siis võib-olla olen ma siiski vanaemalt midagi pärinud, sest ma mäletan, kuidas tema nägu alati säras, kui ta leidis mõne põhjuse võtta see kummivoolik. Ükskord särastavalt eriti. See oli siis, kui ta oli parasjagu leidnud isa veedetud viinapudeli tagavara ja vibutas ühte peaaegu tühja pudelit vanamehe näo ees ja karjus, et ega ta sellepärast laste sünnitanud, et sellest rämps kasvaks. Mäletan veel nüüdki, kuidas ma seisin sealsamas kõrval, jälgisin kõike tähelepanelikult ja ootasin kasvava pineusega, et nüüd kohe võtab isa oma piksirihmas kinni ja kirib selle ümber kämbla ning virutab vanaemale, aga ta lihtsalt seisis seal, pea norus nagu peksa saanud koeral ja kuulas kogu seda sõimu sõnagi lausumata. Hiljem tuli ta minu tuppa ja peksis mind, kuni ta joomisest värisevad käed ära väsisid. Mängisime naabripoisiga kodu. Too vihastas, virutas mulle voodrilauaga. Kartsin, et lähen hulluks, kõrv paisus sardelli suuruseks. Õhetasin verest ja hirmust, kordasin korra tabelit, kõik oli meeles. Kõige tähtsam oli hästi õppida, kodust eemale saada. Aritmeetika on siiani enam vähem. Lapsepõlvest ei mäleta suurt midagi. Ema palus isalt,
mitu kuud järjest. Ole hea, värvi toolid ära. Olid sellised nelinurksed auguga taburetid. Värv aina murenes. Rikkus riided. Ema pidi pesu alati üle pesema. Vanaema tuli külla, vaatas toole ja käratas isale. Kui homseks värvitud ei saa, viskan aknast alla. Kujutlesin põnevusega. Punaste taburettide lendu. Surmapõlglikku sukeldust 4. korruselt. Kahjuks ei saanud näha. Isa matustel küsis üks teadur mu venna käest, kas teie olete ka üliõpilane? Jah, nii võib öelda küll, vastas vend. Olen jah, student. Eks ta pidas elukooli silmas. Ei läinud kunagi edasi õppima. Taksojuhid said paremat palka. Seisime õega, 2 magistranti. Meie käest ei küsinud keegi. Mul on köögikapi nurgas väike marinaadipurk. Salamõtteid hoian selles, neil on seltsiks üksikkurk. Kohustusi tahaks võtta mitu korda vähemaks. Tüdimuse mõttepurgis karjub hääle kähedaks. Unistan, et tahaks rahu, välja öelda ju ei julge. Marinaadipurgis soolas, seegi mõte vaikselt kulgeb. Liigne agressiivsus rõhub, tunnen ennast valana. Kõigest puhkamise mõte närib aralt purgi kaant. Mul on köögikapi nurgas väike marinaadipurk. Salamõtteid selles varjab üksik nukker hapupurk. Minu lapsepõlvemaad polnud olemas. Vähemalt mitte nii, nagu mina seda mäletan. Limonaadiautomaatide, Vremja ja poe järjekordade maa. Ma tunnen siiani meeldivat elevust, kui pean seisma järjekorras. Ja keegi ei olnud pahane, sest televiisorist ei tulnud nii kui nii midagi. Ja kaua sa ikka seda Tammsaaret loed? No kui kaua sa seda Tammsaaret loed? Jeeru. See oli maa, kus kellelgi ei olnud mitte midagi. Ja kõik katsusid näpuga, kas on veel pehme. Ja poetädi roosad sõrmed sobrasid piinlikust tundeta ja viinerid maitsesid hästi. Vahel sai sõprade kaudu Soomest kasutatud riideid, seepi ja kohvi. Ja Donaldi näts maksis valuutapoes täpselt 1 mark. Ja ma olen siiani tige, et ema käskis mul ülikoolis ära visata ühe punase jope, mis oli vanem kui mina. Ma annaksin praegu kõik, et see tagasi saada. Me käisime ringi suurte plastmassist prilliraamidega ja häbenesime, mis hirmus. Praegu kannavad neid kõik. Jah, ka mina seisin Balti ketis. Üle pea lendas lennuk ja keegi ütles, et see on Gorbatšov. Kuidagi uhke oli olla, kui vaatasin seda lennukit. Aitäh! Kommentaare. Ma olen palunud kõiki kommenteerida tavaliselt. Noh, väga äge on niimoodi selline, ma ei tea, surnud klassiku tunne tekib iga kord, kui niimoodi teksti kuuled teiste inimeste suust, ei tea, kuhu pugeda või mida teha. Et selline hoopis nagu uus kuju tekib, aga mul tuli lihtsalt meelde, et mul toimetas seda luulekogu Jan Kaus ja siis ta ikka nagu toimetas niimoodi, mitte ei olnud niimoodi, et lasi olla. Ja et üks, tegelikult selle luulekogu nimi luuletus Morbidaarium, sellest jäi alles 2 rida. Tegelikult see on nii pikk luuletus. Et mul on nagu pärast ette lugeda, kui kedagi huvitab, et mõnikord ma olen mõelnud, ja kas ikka pidi kõik ära võtma ikka, kõik, et mina oleks neid sõnu võtnud. Aga no tema ütles, et nii on varem ja nii ei, et või hakkame Siis Morbidaarium loed ette, palun. Jah, et mis need 2 rida olid. Mis need 2 rida olid? Ja ma võin selle pika versiooni ette lugeda. Sa võid pärast selle, sa loed kõigepealt see lühike versioon ja siis pärast, kui hakkab üritus läbi saama, see selle pika versiooni. Siis võrdleme. Jah. Tule, imetle kõike, mis minu sees on. Tule sõrmitse minu tükke. Short. Kõik. Saad sa selle pika kohe ette lugeda? Vaadame, ma selle leian. Seda kohe katsetada. Nii kaua, kui sa seal otsid, siis sa
kui sulle öelda luunja, mis sul sellega üldse assotsieerub? kurgid. Saad aru, ma saan öelda seda nagu põhimõtteliselt, et kirjanikud on kuidagi väga nagu stereotüüpsed, igavad inimesed nagu. Kõik ütlevad kurgid nagu. No aga see näitab, et toituvad tervislikult, et tarbivad ikka eestimaist kurki. Aga kui kutsub juudi kirjanikust, ta ütleb juudi surnuaeg. Ja teine asi on nagu see, et ma tõesti kui Toomasele ütlesin, et ma olen elanud kunagi, mulle tundub, küllaltki Tartu siin otsas. Minu meelest luune kohal elad siuke kuma. Rohekas, müstiline kuma ja kuna ma olen suur X-Filesi fänn, et ma olen niimoodi ikka spekuleerinud selle mõttega, et no mis siin siis niimoodi kuma on. Te võite mulle öelda, et millest ma ilma olen jäänud. Kiva kirjutas kunagi väga lahedalt, et kui Tartus peaks lõhkema tuumapomm, siis Tartu inimesed ei reageeri, sellepärast nad arvavad, et see on luun ja valgus. Ei ole sellest soo ega külma. Nii et selge, kurgid. See on nii ropp töö, mis tuleb teha, et sellest kurkidest ükskord, et sinna juurde tekiks veel mingeid asju. Et sellest olen ikka rabelema meeletult palju. No see on see... 3 aastat maalen selle kurgi kuvandi. Ai. Kas võib vastu ka küsida, et kui öeldakse kirk rohelend, et mis siis pähe tuleb? Kurgid! Õudne Jüri Jüdi klubi saade. Mina ma lõpetasin peale sinu ja Mihkel Kunnuse tulekut nagu vaatamise. Siis ma suutsin, piir oli ületatud. Mina ütleks, et mina vaatasin küll saadet, kuidas sattus, aga lisaks kuulamisele ma vaatasin ka ja mina ütleks lihtsalt ühe sõna, stiilne. Sellepärast, et nagu mõne inimesega midagi assotseerub see, ma lugesin selle luulekogu läbi ja seal paraku oli ka see, et naiskirjaniku puhul on see, vaadatakse missugune ta on ka, isegi võib-olla liiga palju, aga paraku jääb ju silma. Jah, mul on lihtsalt siin vaidlesin paar päeva tagasi, mul on selline täna mõnes mõttes kohutav päev, et mu viimane sari täna läheb eetrisse. Ja sellega on üks igavene jama, mul üritatakse autori õigusi ära varastada ja nii edasi. Ja siis rääkisin nagu sõbraga, sõber ütleb, aga asi on selles, et sa ei ole pildis. Aga miks sa ei ole kroonika esikaanel? Sina pead minema, su mees peab tulema. Võtke lapsed ka käe kõrvale nagu nii-öelda hakkake kellekski. See miks Dostojevski ei pidanud minema kroonika esikaanel, ikka sai kuidagi. Meil on mingid teised ajakirjad olid, kus esikaantel ta oli kogu aeg. Ei ole eriti olnud esikaantel, aga ma ei tea, mulle nagu tundub, et kas see siis või Ma arvan, et mingi kõmukirjandus temast ikkagi, mingi kõmulehetast ikkagi kirjutasid, sest tal oli, näiteks üks asi tema hasartmängu sõltuvus ja tal oli tegelikult päris palju selliseid huvitavaid mingid teemasid nagu, et see asjad. Ma tean Agatha Christie kohta seda, et temal kunagi oli, mis see on, närvivapustus. Ema suri ära, mees teatas, et tead sa, minule ei meeldi kurvad sündmused. Nüüd ma siit lähen minema, mina ei oska trööstada inimesi, kes on õnnetud. Jaluks minema. Ja Agatal tuli selline närvivapustus, et ta läks hommikul majast välja, nagu ta ise sellest kirjutab oma biograafias. Ja lihtsalt ta ei teadnud, kes ta on. Ja tuli mingisugune postiljon selle lehekesega, et võtke oma pakk kirjutage alla ja seisab seal niimoodi pastakas käes ja ei tea, mida nagu kirjutada, et täiesti identiteet on kadunud. Ja läks siis kuidagi uitama sinna ja üldse vist maandus mingisse hotelli ja sokkis midagi kokku. Ja huvitav oli see, et terve riik oli nagu paanikas, et kõik teadsid, et Agatha Christie on kadunud. Aga seda, missugune ta välja näeb, seda ei teadnud mitte keegi. Aga ta enne üles ei veitudki, kui ta just kord endal meenus, et see olen vist mina, keda nad otsivad. Sellega on ju Eesti kirjanduses olemas seda nali, ma olen seda nagu vist siin rääkinud ka, et kuidas siis Tuglase naine läheb juuksurisse ja siis juuksur niimoodi Tuglasel naisel juuksel ütleb, et mees on vist jooma kukkunud. Ei, et mees on 10 aastat täis kasvanud ja mis te nagu ajate. Ja siis tuli välja, et Oskar Luts oli Tartu peal joonud laaberdud ja valetanud igal poolt on Tuglas. Et see on kuidagi nagu väga hästi töötab nagu, et selles, et kuigi ütleme sellest, kui me mõtleme Tuglase peale, mõtleme Lutsu peale ja lihtsalt, et see visuaaliti. Leidsid sa selle üles? Nii, kuulame siis seda pikka versiooni. Surun silma vastu akvaariumi, mille sees on kollased kalad. Vaatlen kalanägudel tekkivaid ilmeid. Puistan vette kõik paremad palad. Võtan kollased jalad ja surun need tallad radiaatori vastu. Valin ise kõik tõed ja valed. Usurpaatoriks välja astun. Korjan põrandalt üles eneseteadvuse. Pühin tolmustki puhtaks ja lauale asetan. Sinu sinakaid põlvi mööda astudes paitan. Sinu rinnaku õmbluseid imetlen.
panen kollase tule põlema, tõmban selga punase kuue. Aknast ööliblikat välja peletan. Ehin ennast karisma ja võluga, avan korjanduskarbi suudme. Salataskutes nugasid teritan. Osta sinagi pilet mu maailma. Las ma viin sind ekskursioonile. Vaata maha vaikitud tegusid projekteerituna ekraanile. Fragmentaarselt uue terviku loon, valguskastiga püsti lükkan. Tule, imetle kõike, mis minu sees on. Tule sõrmitse minu tükke. ilus sai. noh jah. palju variante. Miks tas nii vähe järgi? Miks tas nii vähe järgi? no ma võin kunagi Jan Kausi siia kutsuda, sest te saate küsida. Miks ta nii tegi? Et sest minul tekkis küsimus, ma lugesin seda ja siis tuli, et siin on ka see, ma lugesin nagu mitte järjekorras, vaid niimoodi. Ja siis näed, siin ongi see pealkirja lugu, eks ole. Mõtle 2 lausega on nagu kõik ära öeldud. jah. Aga nii huvitav, et jah, ta on, kui on selline, mis sõna see on? Noh, ta ei ole ka nagu selline kriitik, kes nagu pelgaks välja öelda, mis ta nagu arvab või et siis mul oli siin mõned sellised luuletused, kus ta ütles, siis ma ei mäleta, aga et umbes, et noh, koristame selle nagu, ma ei mäleta, mingisugune siukse nagu nii-öelda koleda muusikabänd, et nagu, et noh, et sul on mingid Terminaatori sõnad siin, et koristame need Terminaatori laulud siit nagu ära, on ju, et noh. Terminaatoril mõned jumalad laulud. ja viimane kord siis ta luges mu romaani käsikirja, et siis oli ka, et lõpus tuleb see, mis see härra on, ma ei saa öelda, kes on Eesti üks populaarsemaid kirjanikke. Et noh, Eesti populaarsem kirjanik mees. Ei, mees kirjanik. Ei, enim loetud. Erik Tohvri. jah, et miks see Tohvri sul siit niimoodi välja kargab? No ma ei tea, miks ta ei või, et kui inimesel on lootusrikas lõppromaanil, et siis on Tohvri. Siis sai otsustatud, aga ma ikkagi jätan selle sinna. aga noh, iseenesest sulle, noh, kui sa juba annad need tekstid kellelegi, siis sa ju eeldad ikkagi, et nad nagu teeksid oma tööd. Et Jan jättes sinna ainult 2 rida, et selles mõttes, et ju tegi oma tööd. Et võib-olla tõesti see ülejäänud tekst oli ainult siuke markeering vaja. Noh, või maitse küsimus, et eks ta sellele, ma vahepeal oli siuke nagu kiuslik mõte ka, et annaks nagu 2 toimetajale, et annaks Jan Kausile ja Jürgen Raastele. Et ma arvan, et oleks hoopis teised. Arvan küll. Nagu, et see on iseenesest tegelikult väga lahe, et anda näiteks üks tekst, selline pikem tekst on ju umbes 60 toimetajale, kirjutada üks luuleraamat ühest tekstist, et kus 60 tüüpi on seda toimetanud. Et iseenesest seda nagu Eestis ei olegi tehtud, et näed, peaks isegi nüüd ära tegema. Sest et see on väga nagu inimestel on oma nägemus. See on huvitav nagu tegelikult, et sa mõtled, kuidas nad nagu võtavad mingid asju. Aga nagu ma aru saan, sa oled ikkagi selles mõttes siis ju nagu avatud, et me pean tunnistama nüüd kohe üles, et ma kirjanduslikust tegevust ei tea mitte midagi. See on nüüd teine kord minu elus väga piinlik hetk, kus üks oli Kivastik, kelle ühtegi teksti ma ei olnud lugenud. See teine oled sina. Et ja nüüd ma väga nagu... No sa kuulsid, 2 rida oli. No ma kuulsin jah, et see on... Ei, aga näiteks selle esimese, selle 2-realise kohta oleks võid panna noolega järg teisel variant, teisel leheküljel. Keerake lehte, lugege täis. Aga ma võin ise nagu veits avada seda tausta, et mul on nagu siukene, ma ei teagi, mis selle asja nimi on, peaaegu patat needus. Et kui ma kirjutan väga erinevates žanrites, siis väga palju teksti nagu ei jõua kunagi nagu lugemiseks. Et nende 3 romaani luulekogu ballaadi kõrval ma just lugesin kokku, et ma olen tegelikult kirjutanud 5 näidendit ja 3 nendest on niimoodi nagu ette kantud. Või isegi rohkem. Ja siis on need telesarjad, eks ole, Murjatud tüdrukud ja Padjaklubi ja nüüd siis Restart. Et kus nagu tegelikult, see on nagu, just mõttes, et täna lihtsalt töö on kõige nagu tänamatum või et ühtepidi oled sa nagu pidanud terve selle maailma nagu niimoodi looma ja siis pärast nagu unustatakse ära, et mis sina tegid nagu. Kas täna ongi esimene kord see Restarti homme? Täna on esimene. Mul on vend ümber ilusti. Ühesõnaga selle asjaga juhtus niimoodi, et mõtlesingi, et ma täna siin võib-olla huvitav, et võiks nagu arutada just seda, et kes see nagu autor on või mis asi on nagu autori õigus. Et tegelikult nii-öelda jumala eest nagu iga inimene, keda ma kunagi näinud, mingit pidi mind ju mõjutab.
ma jätan meelde, ma kogun inimesi, ma mõtlen nendest, päeval mõtlen, öösel mõtlen. Ma üritan neid nii-öelda koostada ja liigutada. Ja siis on nagu et ühelt poolt nagu Jan Kausiga ka sel teemal nagu arutasime, et võiks justkui iga inimene võiks tegelikult tulla ja tegelikult ta võikski öelda. Aga mina olen sind inspireerinud ja ongi. Ja võiksingi anda nii-öelda üleüldse kõikidele ära kõik võimalikud õigused. Aga selle sama sarjaga mul selline probleem. Ja honorarid ka. Hüppas välja õigused jäävad nüüd. Jah, et hüppas välja selline inimene nagu Martin Plaser, kellega ma olen kunagi aastal 2013 paar korda nagu brainstorminud koos ja vormistanud niimoodi ühe sarja, mis ei läinud käiku. Ja nüüd tuli see sari, mis läks käiku. Plaser hüppas välja, ütles, aga ma olen kunagi temaga rääkinud ja saigi autoriõigused. Aga millest ta rääkinud on? Praegu ei saa täpselt aru. Et tal on kunagi olnud nagu see idee, mis on nagu eetris, mis ei ole nagu õigest. Meil oli nagu idee number 1, mida me arutasime, see on idee number 2. Aga minust, kes ei saanud Martin Plaserile tsiteerida Jacques Palahniuki, et kui teda süüdistatakse kogu aeg selles on ju, et umbes, et urineriseeritakse kuskile suppidesse ja nii edasi, et ütles, et minusugune valge keskklassist pärit kõrge haridusega tüüp ei saa välja mõelda mingeid asju, mida ei oleks juba välja mõeldud. Et Kapusklubi alguses ta nagu seda ütleb, et see mulle väga nagu meeldis see mõttekäik, et lõppkokkuvõttes ju et mis seal storylainis siis nii erakordselt on? Jah, absoluutselt. See on nagu lugu mehest, kes läks lahku. Mis see on maailma kõige banaalsem lugu. Kirjuta sellest, et hommikul tõuseb päike. Vabandust. Ma võin sellest kirjutada, aga see nagu idee. Aga mis see Martin arvab siis, et kust maalt see tema see siis nagu ütleme selle, kus maalt tema siis nagu see osa on või mida ta nagu enda omaks peab. Kuna ta minuga ei räägi, siis mina ei teagi, mida ta nagu claimib. Aga ta peamiselt claimib, et see on nagu tema teos. Mis nagu, kuna teos tegelikult tekib siis, kui keegi selle nagu vormistab, mitte siis, kui inimene mõtleb, et võiks midagi teha. Siis on meil kõigil teos seal juba. Meil on absoluutselt, seda ma ütlengi nagu, aga näed, nagu ähvardamisega on võimalik jõuda kaugele, tuleb välja. Et ta on ikka sellises ühiskonnas. Tehti siis pooleks nagu, et mõlemal nüüd tuleb, et õhtul olevad seal igast tiitritesse juba pandud hiljem mida kirja. Mina pean siis homme hakkama minema kohtusse. See on nüüd seotud selle restardiga või? Kas need osad on kõik ära kirjutatud või? Ammu, jaa. Ja tema on näinud, ma mõtlesin, et ta ei tea. Ei, ta ei ole näinud. Ma just ütlesin, et ta just võiks nüüd... Ta laest ei pruugi võtta teada ju. Las laulab ette. Ta on ära ähvardanud. Siis läheb ta kohtusse kurat. Nojah. Väga huvitav nagu, et... No nii kui ma nüüd teeme, tuli välja pärast tegimegi, ei teintegi. Selline, et ma just mõtlesin, et ta võiks siis praegu panna kirja, mis sealt oma arust hakkab nagu tal nagu tulema on ju. Et siis tuleks ju kohe välja. Nii põhimõtteliselt kõik need lahutatud mehed saavad tõotnuna sinu poole, et see on süüdi. Eestis on muidugi selles mõttes... Kes tulevad ja ütlevad, et mina olengi Gerd Paas nagu, see on minust kirjutanud ja maksa aga raha ja varsti midagi. No just lugesin nagu Emmanuel Bowie nagu, ja teine oli see kreeklane Kalifades nagu, et see on viimased loomingu raamatu, kui päriselt ka see nagu kuidagi kirjeldab väga minu elu. Ma ei tea, mis see nüüd on, et rootslase ma saaks veel kohtusse kaevata või see kreeka rootslase nagu, et tal on ka raha ilmselt. Mina olen praegu just seda õe õigust, ma olen hirmsti Andrese moodi. Mina olen täitsa Andres nagu nii-öelda, et nagu rügan ja... Aga mis selle, ütleme selles mõttes, et selle siis selle peatoimetaja nagu selle, kelle ta siis nagu Plaser on suutnud ära hirmutada, et mis tema nagu argumentatsioon on, et kuidas tema nagu... Ma ei suhtle, ma ei tea, ma ei ole nagu kuidagi puutu asjasse, see on mitte teiste inimeste asi tundub. Okei. Et siin nagu sellesse protsessi... See hirmutamine ongi see, et kui on mingi kohtu case, et siis ei saa eetrisse lasta. Aga nagu kohtul võiks ju ka olla mingi tõendusmaterjal, miks ta nagu üldse... Okei, aga kuule, aga see on nagu selles mõttes, et väga lahe, et üldse nagu... Me võtame nüüd nagu selle üldise plaani, et tuleme sellest üldisest plaanist niimoodi järk-järguliselt siis nendele üksikutele asjadele. Et see üldine plaan, et see sama, et Eesti kultuuris, mis sind praegu nagu selles mõttes murelikuks teeb ja mis sind nagu rõõmsaks teeb? Üldse, kui sa meie seda üldist taustsüsteemi vaatad nagu, et kunst, kirjandus, muusika... Kultuuris no ütleme niimoodi, et nagu muresid on võib-olla kergem märgata, jah? Et murelikuks teeb nagu see, et kuidagi minule tundub, et tibe vähe noori tuleb peale. Et ma nagu aastast aastasse kuidagi, kas see on siis meedia selektiivsus
minu vähene sõprade ring kirjanike hulgas, mida iganes, aga ma nagu tunnen kuidagi, et noh, et kus need nagu noored, ma olen tegelikult juba täitsa keskealine inimene nii-öelda. Ja pärast mind, noh, ma ei tea, noh, mõned luuletajad, eks ole. No Värske Rõhk on ju täiesti olemas ja tegelikult on ka ju Nihilist FM olemas. No vot, Nihilist on siuke väga huvitav asi. No aga seal on toodud palju noori inimesi. Aga seal on toodud palju noori inimesi. Seal on toodud palju noori inimesi ja see on nagu teine võib-olla siuke murekoht, et inimesed noh, kuidagi ei oskagi nagu eristada või puudub selline lugemiskogemus. Kui sul lugemiskogemust ei ole ja sa näed nii-öelda mingit esimest kirja pandud asja, siis sul tundub, et see on raamat. Sest et sa ei ole, või no ma ei tea, auto on, et kas Žiguli on auto nii-öelda, et tänapäeval. See on üks põlvkond sõitis sellega, mis on nüüd aja. Mida? Ikka üks põlvkond sõitis sellega. Absoluutselt, või noh, et okei, võtame mingi muu asja, et kas nagu veovanker on auto, noh. Tal on ka 4 ratast, temast saab istuda ja ta liigub. Ise ta ei liigu. No ise loomulikult ei liigu, aga noh, see on minu meelest see tänapäeva kirjanduse suur nagu siuke häda ka, et paljudel inimestel see lugemiskogemus on hästi väike. Ja nad loevad midagi, mille on kirjutanud ei tea kes, ei tea kuhu, millel ei ole nagu sügavamat sisu, aga nad ei suuda eristada. Aga kas sa ise nagu ei saa aru, et praegu see jutt on nagu mingis mõttes natuke piiratud, et selles mõttes on ta piiratud, et tegelikult inimene, kelle lugemislaud on lühikene ja noortel inimestel see lugemislaud on lühikene, me ei saa sinna midagi teha, et selles mõttes, et siis kui nad nende asjadega tegelema hakkavad, siis ühest küljest ju nad hakkavad saama selles mõttes, et kui see teos on nüüd avalik, et nad hakkavad saama seda tagasisidet ja siis hakkavad toimuma mingid asjad, et öeldakse, et kuule, aga see on ju natuke selle moodi. Ja siis tegelikult sisulises plaanis hakkabki see protsess pihta, kus sa hakkad nagu täiesti teadlikult ja mõtestatult nagu mõtlema seda, mida sa teed. Ja see võib olla täiesti positiivne, et see lugemislaud läheb kohe lihtaki suuremaks nagu etsamast. Võib ka nii olla, jah. Et selles suhtes nagu... Et me peaksime ju selles mõttes sellele võib-olla 20 või 21 või 22 aastasele tüübile nagu andeks andma. Aga nii, kui ta paneb oma selles mõttes nagu teos üles, on ju, ta kohe allub selle avalikule kriitikale. No selles mõttes nagu ütleme, kui me Nihilistist näiteks räägime, et ongi väga huvitav fenomene minu meelest, et alguses nad tulid välja, et statemendiga, et me ei pea kellelegi meeldima umbes. Me oleme ausad ja siin me oleme ja meid ei huvita, mida te arvate. Ja siis mingi hetk tekkis see selline lahe fenomen, et kuidas hakati igasuguseid tekste müüma alastipiltidega. Aga miks sa paned selle alastipildi sinna nii-öelda, kui sa ei pea kellelegi meeldima? Selge see, et alastipilt on esimene asi, mis peab ilmselt klikkima. Mida ma siit nüüd loen? Mulle tundub, et sa jällegi natuke teed liiga neile, et tegelikult neid pilte on seal väga vähe. Et selles mõttes, et seal oli ainult üks pilt ja see mis ma mäletan, kus oli tõesti nagu, kus oli natukene kaldus pornograafiasse ja see oli seotud siis Sveta Grigorjevaga. Et aga see võeti ka lõpuks maha. Et selles mõttes, et iseenesest, me just räägime sellest, et need samad noored autorid. Et seal tegelikult on neid päris palju ja tegelikult on ka selles Värskes Rõhus ju. Et ma ostan seda kirjandusalmanahki hea meelega ja selles mõttes, et saan neid Värske Rõhu mürgitusi ja siis... Sa ei tunne seda niipidi, et tuleb peale küll ja pole probleemi? Jaa, ma arvan küll. Sest vorm nagu natukene nagu muutub. Siis ongi see nagu postuleeritud, et väike sõprusringkond. Käi väljas natukene. Suhtle inimestega. See on ka see viimased postitusest aastast 2012. Ta keelul selline oli. Et see on mõttes, et nii, et see on üks asi, et noori on vähe. Et selle mõttes, et jah, positiivselt siis võib-olla, et no mis on nagu äge, mis mulle meeldib, on see, et tegelikult ongi võimalik inimesel teha ise raamat ja anda see välja ja see on nagu võimalik. Et minu meelest tänu sellele tuleb välja ka hästi huvitavaid teosid, et see minu luulekogu illustraator näiteks andis välja nüüd selle 25 Eesti illustraatorit, 42, ühesõnaga illustratsioonide kogumiku erinevatelt Eesti autoritelt ja ma ei mäleta, et ma kunagi nagu midagi sellest oleks lehitsenud, et mis on nagu täitsa nagu uus asi, väga äge asi ja võib-olla, et noh, mingil ajal poleks selline asi olnud üldse nagu mõeldav ilma igasugustest institutsioonist läbi minemata, et tänapäeval on see, et sul on idee, lähed hooandjasse, ütled nagu toetage mind, ma tahan midagi teha ja saadki välja anda ja tegelikult nagu, ma arvan, et see pilt on nagu selle võrra nagu lihtsalt vaheldusrikkam ka, et ei ole mingit sükest võib-olla nähtamatut jõudu, mis kuidagi tüüriks teosed nagu väga ühte suunda. No järsku tood mõne näite veel nagu peale selle illustraatorite teema, mis on ütleme viimase aasta sellised vaud, et kas kunstis või kirjanduses või muusikas või? Okei, nii laiad kui sa või? No üldse nagu, et selles, et me praegu ongi see üleüldine see kultuuri. No vaudest võib-olla muusika kohta ka on nii, et ma olen igav inimene ja käin töölt koju ja koju tööle ja istun 4 seina vahel ja nii ja polegi sõpru.
aga jah, aga ütleme niimoodi, et mul on selline tore tuttav siis, kes on Saksamaa ajakirjanik, kellel on traditsioon käia iga aasta meie Tallinn Music Weekil. Ja väga äge on näha, kuidas see saksa inimene on nagu täiesti totaalses vaimustuses, et mis see siin nagu toimub. Et pisike Eesti teid nagu polekski ja nii palju uusi bände, nagu ma ei oska seda muusikat niimoodi ka kriitikuna hinnata, tema oskab, et ütleb, et nagu nii erinevad suunad, nii heal tasemel, et tema nagu jutu järgi ikkagi see on nagu Euroopa see koht, kus päriselt tegelikult muusika läheb nagu edasi nagu suure hooga. Et üks asi on see, et võib-olla kui palju me nagu tavainimesed seda kuuleme, aga teine on see, et nagu põrand all nagu niši stiilides inimesed jõuavad õudselt kaugele ja tõesti panustavad ja teevad, et see on nagu hästi kihvt, et ja äge on nagu näha, et nagu tunnustab väljastpoolt ka, et ise elad siin sees, võib-olla ei näegi, kui tore on. Ja kirjanduses, kirjanduses kriitilisem. Kirjanduses on kuidagi, mis ma võiksin nagu öelda, mulle tundub, et ikkagi nagu kuidagi nagu puht tehnilist oskust jääb väheks, et kirjutada midagi, mis on hästi hea. Ma ei hakka parem äkki sellesse laskuma, aga mulle nagu tundub, et inimestel on probleem selline, ongi klassikalise loodutustamisega, algus, keskpaik, lõpp. Et see kuidagi, ei ole moes, või ma ei tea, mis see sõna on. Aga võib-olla läheme sinna algusesse tagasi, et võib-olla lihtsalt probleem on ka selles, et keegi ei toimeta neid asju. Ja et toimetamisega, jah. Lihtsalt, et see sama, et Jan Kaus nagu käis küll sellest asjast üle, aga ta käis ikkagi sellest üle. Et saamast, aga võib-olla see ongi, et väga võib-olla tahaks näha Liina Tammiste tekste, kui nad on nagu toimetatud või Kelly Türgi omasid või Sveta Grigorjev omasid. Ja selle toimetamise küljes, ütleme, see on tegelikult nüüd žanriülene, et üleüldse puudubki selline, heas mõttes toimetaja nagu meil igal pool. Et pole ka stsenaariumil toimetajaid, filmidel pole siukseid inimesi, kes ütleks, et nagu hei, siin on su kulminatsioon, pane siia rõhku, siin on nagu suvaline fillersstseen, võtta siit vähemaks. Ja siis tundub, tavainimesel jääb see lihtsalt nagu nii-öelda mage ja lame nii-öelda või jama öeldakse, aga see jama on tegelikult enamasti, ta on tehniline probleem, kus on nagu, ei ole osatud piisavalt hästi nagu seda lihtsalt teostada võib-olla mingi teadmatel. Et filmidega mul on küll see, et ma käin kinos ja nagu mingi osa sureb. Et mitte nagu kõik on nagu, on ka väga suur see erinevus, aga viimane kord, ütleme, üks selline kogemus, kus ma tundsin, ma tõesti nagu suren. Oli see Rainer Sarneti Idioot, kus mul nagu tundus, et Dostojevski näed jällegi ikkagi suutis kirjutada nagu pingestatud teose, aga me ei oska sellest isegi enam nagu olemasolevat pinget nagu üle kanda filmikeelde. Tambet oli päris nummi ju. Tambet on alati nummi. Ei, ma mõtlen selles mõttes, et ta tegi väga hea ju rolli. Mulle temal see Logožin nagu väga nagu meeldis. Jah. Aga vaat siis ongi see, et kas sa mõtled üldtervikut? Ma mõtlen tervikut jah, et see probleem nagu raamatute ja filmikunsti puhul ja ka teatri puhul sageli ongi see terviku nagu haldamine, et sellest tekiks selline tajutav terviklik teos, millel on oma point. Aga sa pead tunnistama, et Dostojevski Idioot ongi väga ambitsioonikas. Seda ongi väga keeruline, nagu see, et iseenesest on ju tore, et me oleme sellise filmiga nagu hakkama saanud, et meil on nagu mingi märk maas. Võt seda Idiooti ma nüüd viimasel lehitsenud, aga sattus mulle kätte vist elus 4. korda Kuritöö ja karistus. Ja vaatasin, et tegelikult Dostojevski on nagu väga hea, ma tahan öelda seebiseriaali kirjanik, väga hea seebiseriaali kirjanik, sest tal ongi ainult dialoog. Ta on nagu tegelikult õudselt hea materjali ette andnud, et on kirjanikke, kes ainult kirjeldavad ja keegi ei ütle kunagi midagi. Või meie Tolkien, kellel on see, et mingi Frodo ja Sam läksid üle põllu, punkt. Ja siis näed filmi, kus on need sa mõtled, issand jumal, see on mingi üks lause. Et Dostojevski selles mõttes annab kätte õudselt palju head materjali. Seda ju tegelikult on venelased nüüd oma seriaalidega ju tõestanud ka. Et selle mõttes, et kui venelased on ju praktiliselt nii Kuritööst kui karistusest, Idioodist, Vennad Karamaasovid, kõik need seriaalid ära teinud. Et tulistavad edasi. Aga siis selle terviku võib-olla see nõrkus nagu tuleb ka sellest, et vähe tehakse koostööd ja ma hakkan juba aru saama, et miks seda vähe tehakse seda koostööd, ongi mingite kohtukeissid ja ma ei tea mille pärast. Aga mina olen õppinud sellises toredas asjas nagu Trakadeemia. Ja Trakadeemia näitekirjutamise kursus on selline nagu rühmatöö. Et seal on alati 8 inimest alustab
ja siis selle aasta jooksul kõik need 8 inimest üksteisele räägivad, mis on nende mõte, mida nad tahavad teha, siis kõik loevad üksteise mõtteid, annavad tagasisidet ja terve selle protsessi käigus sul annab 7 inimest pluss sinu juhendaja kogu aeg nagu tagasisidet, nagu on, ei ole, on ju, mis tundus, mis sulle tundus, mis sina tahtsid öelda, mida nemad aru said. Et kuidagi, kui see teistel tasanditel toimuks ka rohkem sellist nagu mõtete vahetust ja tagasisidet, et siis mul on tunne, et sellest võiks nagu ka palju nagu sündida, aga et mõnikord see Eesti on nii pisike. Ja nüüd mul ongi, et ma pean ise Jan Kausile andma sellele, ma olen Elusile tagasisidet ja ütlesin, et ma ei saa, Jan, ma ei saa sulle öelda nagu lahe või nõme on, sest et selleks, et mina saaks sulle öelda, ma päriselt mõtlen, ma peangi maha istuma, võtma enda mingi terve nädalavahetuse ja siis kirjutama kõik lahti, nagu, mida ma päriselt nagu siin hindan ja kus ma näen, et saaks tegelikult paremini. Aga ma arvan, et sageli inimesed isegi julge või ikka tahaks sõbrale öelda, et kuule jumala tore on ja nii edasi. Ei no see on minu arust üldse kirjandusmaastikule väga omane, et need vähesed tüübid, kes siin isegi nagu plärtsuvad aeg-ajalt, et need on ikka public enemid. Jah, et siuke väga mustvalge, et seal ei ole üldse ju midagi. Ja teinekord see kriitika on nagu isiklik, et kus ka ma ei tea, rünnatakse, et see inimene ma ei tea, mulle ei meeldi selle kirjaniku nägu. No ja mis siis? Ta ei ole modell. Ei no ma lihtsalt kuidagi mõtlen, et seda... Kunagi Mihkel Kunnus, Robert Randma läkski kaotsi tänu Mihkel Kunnusele. Ehk siis Mihkel Kunnus mingisuguses arvustuses nimetas teda solaariumi pruuniks, sileda rinnaliseks. Ma ei mäleta, mis see veel oli. Ja Robertile kuidagi läks see solaariumi pruun rind. Nii õudselt varla. Ütlesid, me ei kirjuta ja ei taha ja kõik ja inimesed poevad pluusi alla, no mida sa siin nagu auto ega teil ka kerge ei ole pakunud? No ei ole. Need probleemid kindlasti mina üldse ei jääda, aga lihtsalt vaatad, millest elast probleemi. Jah, Kunnus on mulle ka öelnud, et oleks vaja eksortsisti, et ajada see uue maailma vaidega mõte. Jah, aga see on tore, kuidas Mihkel seda teeb. Tavaliselt ta teeb seda niimoodi, et ta teeb seda kuskil 20 või 30 leheküljel. Ma just lugesin tema nii, lase kommi jagamine toimub nüüd ära siis. Võtame veel kommi. Jaa. Toomas tahab ka kindlasti kommi. Ei, ma praegu veel kogu ei taha. Ei, me ei taha, hampi sealt edasi. Ei taha kommi. Praegu. Et ma lugesin seda Mihkeli selle hundikutsi eetikale kirjutatud nagu kriitikat, millest Mikk Pärnits ei ole siiamaale üle saanud. Ja ilmselt ei saagi üle, nagu et selles mõttes, et... Jah, mina tellisin selle. Jah, ei päris mida. Ja siis... mulle nagu väga meeldis see, et see oli 20 lehekülge või ma ei tea, 15 lehekülge tihedat teksti, meeletult palju tsitaate ja siis lõpplahendus oli see, et tegelikult seal vist üks lause oli oluline minu jaoks, et võiks veel arendada või midagi sellist. Ja siis nagu, et ma mõtlesin, et see on nagu lahe, et kuidas sa võtad nagu siukse võimsa suure kahuri, ma olen Mikkelile öelnud ka seda, et tulistad sääske. See on väga kuulus väljend tema kohta. Sellest kõik räägivad, et pole mõtet nagu oma seda nagu, pole mõtet tõesti nagu milleks aeg ja energia selle peale. Aga iseenesest on see väga tore, et ütleme selline, et ta viitsis selle, et ta viitsis tegele, nüüd ta ei tegele sellega enam oma. Aga temal on maine, mida ei saa rikkuda. Tal on ka maine, mida ta ei saa kahjustada. Ei, ma ütlen, et ta nüüd ei tegele selle poliitkorrektsus. Inimesed tänapäeval on nii poliitkorrektsed. Sama ütleme mul näiteks, miks ma ei kirjuta seda Facebooki. Aga mida ma oskan öelda nagu kõikidele maailma inimestele? See oleneb täiesti sellest, et kui palju sul seal on neid... Mul ei ole selles mõttes, et sotsiaalselt, et ma ei võta sinna mingid suvalisi inimesi, et see on tõesti mul väga hea tuttavad sõbrad. No ka ikkagi internet on basically avalikkus on. See, mis ma oma selles mõttes, et tutvusringkonnas nagu ütlen, see on suhteliselt suva ja ma olen poliitiliselt kogu aeg mitte korrektne seal. Sellepärast ma ei võta ka luunia inimesi sinna eriti. Aga just see, et võetakse ära mingeid sõnu. Nüüd oli see pipi skandaal, et kaotage sealt neeger ära.
et neeger ei ole enam, et tuleb mingisugune selline nii-öelda poliitkorrektne retsensuur ja sa mingeid asju ei tohi teha sellepärast, et noh, ma ei tea, et või üldse, kas keegi Eestis kas keegi julgeb üldse võtta ennast juudist tegelaskuju? No praegu juutidega on väga palju probleeme. Just nimelt, et nagu noh. Poola näitus on ju, 2 teost on ju, siis esmaettekanne, muusikateose esmaettekanne jäi ju New Yorgis ära põhimõtteliselt on ju. Tänu sellele, et oli seal lihtsalt mingi tsitaat muusikaline, mingi natsieringile, Saksa riigi hümnile või sellist. Et see on nagu veits hirmus sellepärast, et väga lihtne on niimoodi minna ka täitsa lukku ja kirjutati siin üles. Aga kas sa ei oota näiteks mingit teatavaid reaktsioone? Et mina näiteks täiesti olen aina rohkem ja rohkem igasugused loomeliidud mind nagu selles mõttes täiesti nagu ärritavad. Et kui oli Kenderi jama, siis ma tegelikult ootasin väga nagu Kirjanike Liidult mingit sõnumit. Kui oli see kunstijama, siis ma tegelikult ootasin väga nagu Kunstnike Liidult mingit sõnumit. Aga Kender on ju Kirjanike Liidu vaenlane. No mis siis nagu, et selles mõttes, et Karl-Martin Sinijärv võiks nagu üle saada ja mõelda, et see puudutab loomevabadust, et mitte Kaur Kenderit. Siis kui on see muusikajama on märkmatist, ma homme näen, siis ma saan ta käest küsida, et aga tegelikult ka, miks Eesti heliloojate liit ei teinud statementi, et kus see on nagu, et mida siis oodata nendelt loomeliitudelt, miks sinna üldse kuuluda, nagu et samas, et see on väga raske küsimus. Jah, et samas, et siin peaks küll olema väga nagu konkreetselt, et need inimesed, kes selles nagu loomingulises maailmas on, et nad saavad aru, et kuskil on ikkagi olemas tugi, et mitte see teema, et mingid inimesed võivad sust üle sõita ja hakata rääkima sellest, et kuidas sa komponeerima pead või mida sa siin nagu et juudinalju ära tee, et see tingib lihtsalt selle, et tõesti nagu ma ei tea, järgmise mingi ilukirjandusliku teose ma täiesti konkreetselt mõtlesingi, et ainult tuleb laussõim juutide pihta nagu, et samas 100 lehekülge nagu, et samas luulet. Juudi ahju on selle pealkiri nagu, et samas näiteks, et mis siis saab nagu, et mis siis nüüd nagu tehakse. Et lihtsalt. Et eks ta on niisugune veits äraspidine olukord ja siis samal ajal öeldakse, et aga meil on sõnavabadus, aga ei ole ju sõnavabadust ja selles mõttes ei ole vabadust kasutada sõna, ei ole ju. Ei no siin on lihtsalt see, et eile mul õnnestus tegelikult Rael Arterit näha, et ma küsisin tegelikult, et miks ta selle maha võttis, et kas tuli näiteks, mina ise arvasin, et Välisministeeriumist tuli surve, tegelikult ei tund. Et ta lihtsalt otsustas, et see tekitab nii palju nagu kõmu, et ta lihtsalt ei suuda enam. Või siis on selle taga ongi mingisugune äraspidine meediahirm, et inimesed kardavad skandaali. Ja see paneb neid nagu langetama. Ja teine asi on see nagu ütleme vesi-veski nagu nendele tüüpidele, kes väga tahavad seda skandaali. Absoluutselt. Nad saavad kohe aru, et ahaa, just. Ja mõtlen näiteks, kui kirjutaks mõni vene kirjanik luuleteose eestlased Ei, no ta venelane ise konkreetselt eestlase kohta mitte midagi halva ei mõtle. Et ma arvan, et see ei oleks üldse mingi teema. Ma arvan, et isegi kui see venelane kirjutaks nagu raamatu juudide ahju, ei oleks üldse mingi teema. Et kõik on nende vaenlased. Et see lihtsalt ei ole venelaste endi, kes on ka nende vaenlased. Neil on nii keeruline. Teisest küljest jälle, et kui minnakse nagu üldistamiseks, et siin ongi see vahe, et kas sa kirjutad nagu juudid ahju on ja või sa lihtsalt tahaksid rääkida nagu juutidest, aga enam ei julge, kartes, et küll see skandaal ka leitakse nii-öelda, et nagu nende kahe vahel on minu meelest see raske maa, et hakatakse tõesti täpselt see pipi käis. Kus see juudi ahju midagi nali tuleb, on see, et ma nooruspõlves suhtlesime Rebecca Lotmaniga, et Rebecca Lotman armastas kvarjuda seda juudi ahju. Kuna seltskond oli punkarid. Aga ma küsin nüüd sukest hoopis mingi teise valdkonda kuuluva asja. Ma täna guugeldasin niimoodi, et natuke nende jaoks saada seda informatsiooni ja siis ma vastasin, et 11. C Nõo gümnaasiumi tüürk on teinud sellise korraliku kodulehekülje sinust. Oled sa näinud seda? Vist olen. Vist oled. Seal oli väga niisugused isiklikud asjad. Sinu lapsepõlvest, mis oli suhteliselt õudne. Kas oled seal kõik välja mõelnud talle nagu edasi saatnud, et mulle tegelikult iseenesest... Jah, mingi aasta ma olin kuidagi laste mingi uurimustöö subjekt. Ja siis nad pöördusid mu poole ja siis ma... Sa rääkisid kõik ausalt ära või? See on nagu järgmine siuke printsiip juba, et aga miks ma pean elama nagu ma ei elaks? Mulle väga Indrek Karla sellepärast meeldib, et on kõik endale välja mõelnud. Eitab kõike. Nimi ei ole mingi Soovald või mis ta oli tegelikult. Et jah, tal on teine nimi.
aga see sind kuidagi nagu murelikuks ei tee, et noh, et selles mõttes, et iga nagu ahv võib tulla ja lugeda, et sul oli raske lapsepõlv. aga nagu noh, mis mu variandid on, et ütlen, et ei, ikka oli tore ja hästi. No, see ei räägi või noh. No see on kuidagi ju... No see, ütleme näiteks nüüd see, et kui ma nüüd, noh, kas või sama, et mul ei ole, ütleme, sinu tekstidest mitte midagi, aga mul on nüüd sinu lugu. Ja nüüd ma hakkan läbi selle loo lugema sinu tekste, ja tegelikult mida ma tegema hakkan, on need sundtõlgendused ka. Aha, see on see asi, see on see asi, see on see asi, et minust saab papa Freud, et see on sügane habet ja räägime sinu kompleksidest. Et aga see on ju vastik. Miks? Aga selles luulekogus ongi ju kirjutatud tegelikult ausalt. Tegelikult seekord oli nii pikk ettekanne, sest me ei suutnud midagi välja võtta ega mitte, noh, see oli täiesti, kõik kõnetas, see oli nii, see läks nii südamesse või noh, selles mõttes. Jõuame selle asjani, et selle mõttes, et kas sinu siis nagu tekstid on kõik nagu sinust endast või? Aga just luules mul nagu, no natukene oli selline ka võib-olla punkarlik käik. Kuna ma tean päris palju luuletajaid, kes kirjutavad hästi kauniid luuletusi, siis sigatsevad öö hämaruses. Oskad mõne näite tuua? Ei no, kui selles ma tean, et selles konkreetse mõne nagu, et Jürgen Rooste on. No, ma ei tea, absoluutne vabariigi lemmikpoet Kaur Riisma ei ole ka teab kui meeldiv inimene ja olen taga kahjuks jõutud isegi täitsa läbi niimoodi perekondlike peaaegu, et abieluks jõudnud sidemete nii-öelda. Et noh, ja mulle kuidagi nagu häirib see, et aga miks ma pean olema parem inimene, kui ma olen? Ma saan aru, et meil ongi meediaajastu ja nii käibki ja kõik ongi paremad inimesed, kui nad on, aga samal ajal me kõik vaevame ennast nende meediafiguuridega ja tunneme ennast halvasti, sest meie oleme kuidagi väga viletsad nende tohutud täiuslikkuse kõrval. Ei, aga võib-olla on tore, kui inimesel on olemas selline nagu ideaalpilt iseendast või? Et mille poole nagu liigelda või liikuda või, et kui seda nagu ei ole, et siis on nagu millest veel hullem. Seda võib ju elada, seda ideaalpilti ja see ei pea jääma mingiks pelgaks kujutelmaks. Ja ma kuidagi tundsin, et see on minu jaoks kuidagi väga häiriv oli see teadmine. Miks ma peaksin teadma selliseid asju? No ma olen vist veits teine põlvkond ka, et ma nagu olengi idealist. Ja mulle tundub, et kui sa nagu ei taha, et sinu kohta midagi teatakse, ära ela seda. Ei, no ma mõtlen seda, et sa ei saa ju, ütleme, et sa ei saa seda ju kuidagi, no vaat see on see teema, et mis sul on antud kaasa lihtsalt nii, mida sa ei ole valinud, selles mõttes, et lihtsalt ma mõtlen seda, et see teadmine, nagu et just nagu, et mul on isiksus, see häirib sind. Ei, mitte see, et sul on isiksus ja see häirib mind, vaid et tõesti, et miks see nagu raske lapsepõlv, et mis see nagu minu asi on, mis see nende inimeste asi on. No mis sa lugesid seda? Ma ei tea, ma tegin korralduse kirjandus üritas. Nemad nõudsid, et ma kutsuksin see. Pidin ju tegema midagi. Ei, ma lihtsalt, kas sa saad mu sellest mingist ideest nagu aru või sellest mõttekäigust, et see võib saada nagu segavaks või? Et siis on nagu hakkad muidugi ja nagu teisest küljest nagu nii-öelda iga kirjaniku kohta tänapäeval ju meedia tegelebki selle müüdiloomega nii-öelda, et sul ju nii või naa kirjutatakse midagi, on see siis välja mõeldud või mitte välja mõeldud. Aga ma olen seganud, aga minu arust teid ei sega üldse see teie lapsepõlv. Sega palju seda meest. Ja minu lapsepõlv. Ma ei ole nii normaalset inimest, nii rahulikult sellest asjast rääkinud, kui just aga 10% sellest lood on õiged. Ma ei tea, ei selles mõttes, et... Ei, mind see ei sega. Minu jaoks on täitsa imese. Jällegi, et nagu noh...